Tere kõikidele Jääratähtkujus sündinutele. Jäärad, teie ees on kaardid, mis räägivad teile novembrikuu energiatest. Olen need kaardid teile siia välja ladunud ja toon teieni teie negatiivsed ja positiivsed energiat novembrikuu jaoks. Ma tahaks natukene puudutada teemat negatiivsed energiat. Et siin ma tahan öelda, et ei maksa alati mõelda, et siin on midagi globaalset, fataalset ja väga-väga halba. Ei ole see alati niimoodi. Pigem võib olla see niimoodi, et kui te olete endale seadnud mingid sihid, mingid eesmärgid või on teil mingid muud teemad, mida te tahate nagu novembrikuuses saavutada, kuhu te tahate jõuda, milliseid tulemusi saada, siis suure tõenäosusega negatiivsete energiate koosmõjul, kui need tegevused langevad kokku negatiivsete energiatega, siis need tulemused ei saa olema sellised päris nagu te tahate või nagu tahaksite. On ka olemas üks kergem light variant ja see on see, et te võite tõesti mingil hetkel, kas siis samal kuul või isegi järgmine kuu saada need oma tulemused ja saavutused, aga te tunnete ennast selles protsessis ebamugavalt. Ehk siis nendes negatiivsetes energiates selles protsessis olles on teil nagu ebameeldiv, ebamugav. Aga see ei tähenda veel seda, et kunagi hiljem need asjad teil ei lähe nii, nagu te tahaksite. Aga hakkame nüüd vaatama. Ma teile olen tõstnud välja. Kõigepealt ma võtsin teile põhikaartidega energiad välja. Ja siis ma võtsin ka lisakaardid juurde. Lisakaartidega ma täpsustan, küsin üle siis alati, et mis on, mille pärast, mille jaoks ja nii edasi. Ja kui te nüüd hästi vaatate, siis väga palju on siin seekord tulnud välja selliseid dubleerivaid kaarte. 2 kaardipakki räägivad mulle ühte sama keelt. Ja ma hakkan teile natuke lahti mõtestama. Ma lähen tagasi korraks lähiminevikku. Väga tugevalt on siin kaardid rõhutanud seda, et lähiminevikus kas oli teil nagu mingisugune arusaamine, midagi nagu sai teie jaoks, kas iseenese jaoks väga sügavalt arusaadavaks, et hästi-hästi sügaval enese sees toimus mingisugune nii-öelda valgustumine, arusaamine, mõistmine. See on üks variantidest. Teine variant on see, et teile avanes mingisugune tõde, mitte teie sees, teis eneses, vaid kuskil välismaailmas. Et avalikustus teie jaoks mingi tõde, mingi informatsioon. Ja see nüüd on kõik see, mis mõjutab seda novembrikuud samamoodi. Kõik see protsess mõlema variandi puhul ei olnud teile kindlasti üldse meeldiv. Absoluutselt mitte. Siin kaardid kohe dubleerivad seda, midagi nagu kukkus päris tõsiselt kokku. Kas te saite millestki väga tõsiselt aru? Toimus mõistmine, arusaamine või kukkus lihtsalt selles mõttes teile mingi teabe informatsiooni osas teie mingisugune kas sisemaailm või midagi nagu kukkus natukene kokku. Et mingi selline nagu küllaltki valus hetk, valus või ebameeldiv hetk on olnud siin lähiminevikus. Võib see olla nüüd kas eile, võib see olla nädal tagasi, võib olla kuu aega tagasi, võib olla 2, võib olla 3. Et kuidagi sellises nagu lähiminevikus hakkasid need sündmused kuidagi teie jaoks keerlema või midagi. Võib olla ka niimoodi, et praegusel hetkel novembrikuus toimub, kas võite olla ka mingisuguses kas seisakus, ootuses, äraootamises või
on ümbermõtestamise aeg. Tänu sellele mingisugusele infole, teabele, arusaamisele, mõistmisele toimub mingisugune ümbermõtestamine. Ümbermõtestamine on hästi positiivne teile. Väga positiivne, asjadele nagu teise pilguga vaatamine, arusaamine ja mõistmine, et see on väga positiivne. Need aga, kellel on lähiminevikust mingisugused süütunded, mingisugused süümepiinad ja nii edasi ja kõik on kuidagi nagu seisakus, sõltuvuses, ootuses, seotuses, niisugune hästi nagu selline väga tugev selline nagu aheldatuse tunnetus. Vot see kõik on hästi negatiivne. Ma räägin teile nüüd natukene lähemalt siis, et miskit juba ikkagi nagu lähiminevikus. Lähiminevikust tuleb, lubab või võimaldab teil siis novembrikuus vaadata olukorrale teise pilguga, absoluutselt teise pilguga. Et te olete pettunud selles, mis teil ennem oli ja te võite pöörata sellele selja. Pöörata selja ja minna ära. Selline väljend oleks siia väga hea nagu, et see oleks teile nagu mingisugune kainenemine mõistmise ja teadvustumise teel. Ilmselt sellega seoses toimuvad teil ka kardinaalsed muutused. Võib see olla seotud kellegi inimesega, aga ei ole nagu fakt. Et olete tulnud mingisugusele arusaamisele, miks ma üldse pean selles osalema. Ja nüüd novembris tuleb hetk, kui te millestki sellisest lahkute, pöörate sellele selja ja see on väga-väga positiivne. Te kas mõtestate ümber, saate aru, mõistate, sest ma näen, et teil toimub see kuu mingi täielik arusaamine, täielik mõistmine. Nüüd ma saan aru, nüüd ma mõistan täielikult. Minu jaoks on absoluutselt kõik täiesti selge. Ja see, mis teile siis ei meeldi, mis teid ei rahulda, mis teile ei paku enam seda, mis ennem pakkus, kas siis sellepärast, et lihtsalt ei meeldi, ei taha või sellepärast, et nüüd avaldus mingisugune tõde, siis sellele te pöörate selja. See, kellest te olete väsinud, vot sellest tuleb teil novembris vabanemine, äraminek. Te kas nüüd lahkute või te modifitseerite täiesti ümber. Siin on mõlemad variandid. Mõtestate ümber, teete ümber, modifitseerite. Et nagu silmad teil avanevad, mingisugune puru silmist kaob ära. Ja te mõistate absoluutselt kõike. Täielik arusaam, täielik mõistmine, täielik selgus teie jaoks. See on selline juba lähiminevikust hakkasid tulema, siin on nagu mingisugune eureka moment. Et täielik valgustumine on sõna otseses mõttes ja toimub nagu mingisugune sisemine puhastumine. See on see, kui te näete tõde ilma lisatoonide ja lisavarjunditeta. See on selline situatsioon. Tahan teile veel öelda, et novembris kiirustada pole vaja. Sest sellel kuul loeb teie jaoks kvaliteet, aga mitte kiirus. Ja seal teemades, kus teil on nagu selline paus, poodud olek, seal tuleb läbimurre, seal tuleb progress. Või leiate mingisuguse muu teistmoodi lahenduse nendes küsimustes, kus teil on seisak, kus teil on paus, kus teil on selline nagu ümbermõtestamine.
palju mõtteid ja ümbermõtestamisi on see kuu väga palju, siin räägivad sellest mitmed kaardid. Räägin teile natukene korraks negatiivsest energiast. Vältige lõkse. Vältige lõkse, mis antud hetkel võivad tunduda teile hea lahendusena. Et kui nagu mingisuguse väikese kasu eest võite te hiljem vastasel juhul maksta suurt lõivu. Hoiduge kiusatustest. Kui on kiusatused, siis jääte lõksu kinni, kui nõustute. Valedega, pettustega nõustumine. Või siis nõustute sellega, et oletegi petetud, oletegi vales kuskil sees. Et ärge ronige kuskile konksu otsa, ütleb see kaart teile siin. Aga ma näen siin väga tugevat mingisugust sisemist puhastumist läbi tee valiku. Sisemine puhastus läbi tee valiku, sisemine puhastus võiks olla kas läbi selle tee valiku, läbi enesepettuse, vale või tõe vahel. Vot siin tekib mingi selline puhastumisvalik. Hasarti siis vältige igas selle väljenduses. Pöörake tähelepanu mitte materiaalsele. Valesti väljendasin ennast. Ärge pöörake nii palju tähelepanu ja kontsentratsioon ei tohiks olla materiaalsel. Mitte mingil juhul. Kontsentratsioon ja tähelepanu peaks olema teie tunnetel, emotsioonidel. See, mis teile ei meeldi, see, mida te enam ei taha, see, mis teid enam ei toida, see, mis teid enam edasi ei vii, see, mis teile kunagi meeldis ja nüüd valmistab pettumust, sellest ära minna, vabaneda, edasi liikuda on väga positiivne. Sest mõlemad kaardid siin näitavad mulle ka seda, et see on nagu mingisugune, see ongi nagu puhastumine, see on nagu ülevaatamine, et kas ma ikka pean selles olema, kas mul ikka on vaja selles olla. Et ma korjan mingisuguseid tulemusi, ma saan midagi, aga kas see mind rahuldab? Siin on tulemustega rahulolematus. Tulemused kui sellised on, resultaadid kui sellised on, aga selle kõigega kaasneb mingisugune rahulolematus. Negatiivse energia puhul ütlen teile veel, igasugused lepingud, kokkulepped, igasugused seotused, igasugune manipulatsioon, absoluutselt igasugune manipulatsioon, välistage täiesti. Igasugused riskid, igasugused emotsioonidega nagu kaasa jooksmised, minekud, et minust tekitatakse mingi eufooriline efekt ja ma lähen sellega kaasa. Et siin on nagu sellised tugevad sõltuvused, tugevad kaasakiskumised, tugevad seotused, lepingud, kokkulepped läbi mingisuguse manipulatiivse elemendi. Te seote ennast väga tugevalt, väga kauaks ja nii edasi sellisel juhul, kui teil tuleb novembris midagi sellist. Teine asi on see, et kui teil, vot see, mis teil nüüd lähitulemikus siin nagu selgeks sai, nagu kus teil tuli see selginemine, kus teil tuli see valgustus, et siin võib olla ka seotus, mingisugune väga tugev vaheldatus, koostöö või leping või ükskõik midagi sellist, millest te nüüd saate aru, et te ei taha selles enam osaleda, te ei taha selles enam olla. Ja vot ongi, kui te tunnete, et teil on midagi sellist, siis sellest toimub äraminek, lahkumine. See on väga positiivne, see on väga hea, sest teil on tegelikult mingisugused uued plaanid, uued mõtted, uued ideed. Ja kaart ütleb väga, väga tõsiselt, et kui te nüüd mingisuguse manipulatsiooni lõksu satute, siis te satute ainult tänu sellele, et emotsionaalselt toimub mingisugune manipuleerimine.
oi, sa oled nii ilus, sa oled nii hea, sul tuleb nii hästi välja, sul õnnestub nii hästi, ma pakun sulle sellist varianti ja meil läheb kõik nii hästi ja vot mingi selline emotsionaalne manipuleerimine, et seda tuleks täiesti välistada. Aga ja kui ongi mingi selline lähiminevikust tulev selline, kui teil on mingisugused süümepiinad või mingisugused ohud või kartused või tunnetused sellised, et ma ei saa mingisugusest sõltuvusest või mingisugusest koostööst või mingist seotusest nagu lahti öelda, siis saate väga hästi, saate väga hästi nagu pöörata kõigele sellele siin, mis on nagu minevikus olnud selja ja vaadata vastu uuele modifitseeritule või uuele. Et hästi selline huvitav teema on, mis on iseenesest väga hea, sest et siin on midagi nagu, mis kukkus täiesti kokku. Kellegi jaoks võib olla see midagi väga väikest, aga see väga väike võib olla selle inimese jaoks ka samas väga globaalne ja suur. Et mõisted on siin nagu, igaühe jaoks on siin oma, igaüks peab ise praegu mõistma, millest jutt. Ilmselt on siin mingi seisak ja ümbermõtestamine väga tugevalt ja see panebki teid liikuma. Te näete asju kuidagi teistmoodi. Kas suhteid inimestega või kellegi inimesega või tööalaselt või ärialaselt või ükskõik kus. Te näete kuidagi nagu teistmoodi. Teine asi on see, et mingisugune seisak, mingisugune tupik, mingisugune poodud olek, vot siin tuleb nagu välja liikumine, aga tuleb just nimelt tänu selle teie rahulolematusele, tänu teie mõne jaoks isegi kapriissusele, et ma ei taha nii ja kogu lugu, et see on siin olemas. Mingisugused uued mõtted on teil väga plaanis, et midagi nagu uut tahate alustada, millestki just nimelt, millestki siduvast, millestki teie jaoks väga nagu negatiivsest tahate vabaneda ja alustada mingit uut teed. Siin on kaardid näitavad väga tugevalt. Uus tee, uus töö, uus projekt, uus sõprus ja ükskõik uus suhe, ükskõik mis. Väga targalt toimub see, väga kaalutletult, väga targa inimese kaardid on teil siin näha. Et siin ei toimu midagi niimoodi, et teie pettumused, tunded ja emotsioonid nagu oleks valed, ei ole. Nad on absoluutselt õiged, nad on vägagi õiged. Kui te nüüd tahate mingit uut teed minna, midagi uut alustada, olgu see siis kasvõi mingisugused ostud või tõesti projektid või uued töökohad või ükskõik mis, või siis midagi nagu modifitseerida, aga siin nagu väga nagu tundub mulle, et pigem siin võib olla ka kellegi inimesega nagu kontakti lõpetamine selleks, et teha ruumi millelegi uuele. Kas siis uuele inimesele või teha ruumi uutele sündmustele, projektidele, tegevustele. Et nagu vanast nagu sellel moel nagu lahti ütlemine või siis täielik modifitseerimine. Vot ma ei taha enam niimoodi, kõik, ma ei tee enam nii ja kõik. Ma modifitseerin, ma muudan ja teen. Sest tegelikult see, mis on nagu ennem kõik olnud, see on olnud tegelikult teie jaoks kõik siuke mõttetu, tühi. Vot siin võibki selline arusaamatus tulla, et kaua ma rääkisin, kaua ma osalesin selles, kaua ma olin selles, kaua ma nagu ühesõnaga kaua ma osalesin selles, et see ei anna mulle mitte midagi, ma saan sellest nüüd aru, et see on kõik mõttetu, see on kõik tühi, see ei toida mind ja nii edasi. Kuu keskel on, kui te tahate kellegi inimese abi või toetust, et siin toimub väga hea energiavahetus, on ilmselt keegi inimene. Võib see olla see inimene, isegi teie väga lähedane inimene, võib see inimene keegi minevikust olla, võib see inimene olla keegi teie kolleeg, ükskõik kes sugulane. Et siin toimub mingisugune väga hea energiavahetus. Et kaks inimest, jah, teie ja keegi veel siis, et toimub väga hea energiavahetus. Mina aitan sind, sina aitad mind. Tingimusteta aitamist on siin ka.
et nõupidamist, konsulteerimist, abi palumist, abi pakkumist, kõik see toimub kuu keskel ja see toimub väga positiivse noodi all. Kui te tahate midagi uut ja te tunnetate, et ei saa nagu ise hakkama või üksi hakkama või midagi, siis on inimesi või on inimene, kes teid väga tugevalt aitab. Väga suured kardinaalsed muutused toimuvad teie sellises sisemaailmas, väga suured kardinaalsed, positiivses suunas. Ärge kartke, et negatiivses. Tuleks loobuda mingisugustest sellistest negatiivsetest energiatest, nagu ma rääkisin, ja kui need energiat tekivad teil ka, siis mitte kaasa minna. Manipulatsiooni te tunnete ikkagi ära, te tunnete ära selle manipulatsiooni, kui asi käib liiga pehmelt, kui asi käib liiga emotsionaalselt, kui asi käib liiga tundeliselt. Nagu ma teile ütlesin, et sa oled kõige parem, sa oled kõige ilusam, sul tuleb kõige paremini välja, meil läheb kõik ideaalselt ja niimoodi, vot see on nagu kuidagi manipulatiivne. Aga on olemas selline koostöö, kus on sihuke õrn pehmus, siiras, aus, truu, ustav, soe, vot selline koostöö on olemas. Te tunnetate selle väga hästi ära, te teate seda ja selline koostöö on väga hea. Kui teil on kuu keskel või kui teil on mingisuguste ametiasutustega või mingite institutsioonidega tegemist, kus te ootate ka mingisuguseid vastuseid või koostööd või midagi, et siin on väga hea koostöö nagu selles suhtes, et on head koostööd. Hästi palju suhtlust, hästi palju kontakte, hästi palju rääkimisi, hästi palju arutelusid, diskussioone, kõik see on teile nagu positiivne, aga valdavalt see toimub kas siis kellegi ühe inimesega. Kuu lõpuks on teil väga meeldiv emotsionaalne seisund, väga meeldiv tugev side kellegi ühe inimesega. Siin on väga suur koostöö, väga hea koostöö, väga pehme koostöö, väga selline, see inimene võib olla ka minevikust. Aga ei pruugi, see võib olla ka hästi lähedane inimene, sugulane, pereliige või siis inimene, keda te peate enda jaoks hästi lähedaseks. Samas see võib olla ka muidugi keegi ülemus või keegi nagu hierarhiliselt teist nagu kõrgemal positsioonil seisev inimene. Et väga head koostöömärgid on siin. Et siin ma toonitan teile jah, et kui teie käest küsitakse mingit abi, siis andke, aga siin ma näen, et kui te ise tahate mingit, et siis ka küsige. Teil on selliseid toetajaid, teil on selliseid poolehoidjaid ja nii edasi. Et sellised huvitavad energiad olid siin. Et kuu lõpuks siis hoiduge sellest tühjusest, mis nagu lähiminevikust tuleb ja sellest, kui te nüüd lähetegi mingisuguse lõa otsas või mingisuguse manipulatsiooni otsas, te hiljem saate aru, et see on tühi. Te ei saa sealt mitte midagi. Et parem keerake kohe selg, parem minge kohe sellest ära. Et kui tulevad mingid sellised asjad. Aga soovin teile ilusat novembrikuud ja kuni järgmise korrani.